Nagu teleris reklaamitud tooted tunduvad sageli liiga head, et olla tõsi. Ja kuigi mõned neist täidavad täpselt seda, mida pakendil lubatakse, sisaldavad teised varjatud ohte või patendi rikkumisi, mis tulevad ilmsiks alles hiljem. Paratamatult viib see kohtuasjadeni, mis võivad asjaomasele ettevõttele maksma minna miljoneid dollareid. Siin on 10 teleris nähtud toodet, mis said kaela hiiglaslikud kohtuasjad. Number 10. Tala brändi Bunch O' Balloons. Iga kord, kui edukas toode poelettidele jõuab, on tavaliselt ainult aja küsimus, millal keegi üritab seda kopeerida. Selle asemel, et tulla välja oma originaalse ideega. Just nii juhtus 2014 aastal pärast Bunch O' Balloonsi turule toomist, mis kuulus Tsuru Toysile. See innovatiivne toode võimaldab kõigil täita 1 minutiga 100 õhupalli. See toimub nii, et eelnevalt kokku pandud õhupallide varras ühendatakse otse kraani või voolikuga ning kõik 100 õhupalli täituvad samaaegselt. Seejärel eralduvad need automaatselt varre küljest ja sulguvad ise. See on selline mänguasi, mis võib lapsi tundideks tegevuses hoida, nii et pole ime, et see osutus klientide seas kohe menukaks. Kuid nagu sageli juhtub, sai Tsuru peagi aru, et teine ettevõte, Tala Brand, oli nende patendi kopeerinud ning järgnes kohtuvaidlus. Selle aasta juunis andis kohtunik esialgse ettekirjutuse Bed Bath & Beyondi vastu, kes oli müünud Tala Brandi versiooni Bunch O' Balloonsist, mida nimetati Balloon Bonanzaks. Ilmselt teadmata, et patent kuulus Tsurule. Kuid Tala Brand oli välja andnud ka 2 täiendavat toodet, mis rikkusid patendiseadust. Battle Balloons ja Easy Einsteini tooted. Kõik 3 toodet peatati 3 aastaks, kuni ettekirjutus kehtis ja lõpuks jõudis asi kohtusse. Nende menetluste käigus leiti, et Tala Brand ja mitmed jaemüüjad, kes olid nende toodet müünud, olid tahtlikult rikkunud patendipiiranguid ning hoolimata Tala Brandi mitmest edasikaebusest kaotasid nad kohtuasja. Kohtunik märkis, et Tala Brand oli lihtsalt kasutanud Tsuru disaini ja teinud seejärel väriskorpusele pealiskaudseid muudatusi, et seda originaaltootest eristada. See oli jultunud tegu ja nagu arvata võis, mõisteti Tala Brand kohustatud maksma kahjutasu summas $12,3 miljonit. 10,5 miljonit määrati saamata jäänud kasumi eest, $2 miljonit mõistliku litsentsitasu eest ning $67,000 täiendavate rikkumiste eest erinevate jaemüüjate poolt, muutes selle 9 ettevõtte ajaloo kulukaimaks veaks. 9. Iga kord, kui registreerume mõnele veebiteenusele või ostame tooteid internetist, hoiatatakse meid, et loeksime hoolikalt väikest kirja, sest mõned ebaausad ettevõtted püüavad oma klientidelt tahtlikult liiga palju raha küsida, teenides selle käigus korralikku kasumit. Tõele au andes ei loe enamik meist kunagi väikest kirja, sest enamik ettevõtteid tegutseb seaduse piires, kuid see polnud nii Cathy Renkeri puhul. 2017. aastal, kui nad tegid tõsise vea, mis läks ettevõttele maksma miljoneid dollareid. Cathy Renker on üks maailma suurimaid otseturundusettevõtteid ning tol aastal sõlmisid nad lepingu, et müüa Proactive'i ja Renni kaubamärkide tooteid. Eelkõige nende aknaravimeid ja juuksehooldustooteid. Kuna need tooted olid välja töötatud mainekate ettevõtete poolt, hakkasid need kiiresti hästi müüma, kuid juba mõne kuu möödudes pärast nende turule toomist hakkasid kliendid kurtma, et Cathy Renker on neid petnud. Nad väitsid, et olid jäänud mulli alla, et ostsid vaid 1 komplekti tooteid kindla hinnaga, kuid tegelikult see nii ei olnud. Järgmisel kuul võeti nende kaartidelt uuesti raha ja samad tooted saadeti nende aadressidele. See juhtus nii Proactive'i kui ka Reni toodetega ning alustati uurimist. Avastati, et ettevõte oli peitud tellimisvormidesse automaatse uuendamise funktsiooni ning kliendid registreerusid teadmata igakuiste tellimuste uuendamiseks. Nende raskelt teenitud raha võeti iga kuu lõpus nende pangakontolt, kuigi neile polnud sellest räägitud. California klientide nimel, kes olid ostnud Proactive'i tooteid, esitati kohtuhagi ning tõde tuli lõpuks päevavalgele. Kohus leidis, et Cathy Renker ei olnud piisavalt selgelt avalikustanud oma automaatse uuendamise ja pideva teenuse tingimusi ning neile määrati $15,2 miljonit rahalistes väljamaksetes ja tootetšekkides. 2019. aastal esitati pärast jätkuvaid kaebusi teine kohtuhagi ning valitsuse töörühm alustas uurimist. Süüdistused leiti taaskord olevat tõesed ning ettevõte pidi kokkuleppe alusel maksma $8,5 miljonit. See hõlmas $1,2 miljonit tsiviilkaristusi ja $7,3 miljonit tarbijatele hüvitamiseks. Kuna ettevõte käitus petlikult nende tarbijate suhtes, kes ekslikult uskusid, et nad on heades kätes. See tõi kaasa mitmeid poliitikamuudatusi, mis tagasid, et kõik Cathy Renkeri kliendid, kes ostsid tooteid internetist, oleksid täielikult teadlikud kõigist automaatse pikenemise ja kordutellimuse võimalustest. 8. Tommy Copper on kaubamärk, mis on kõige tuntum oma spordireivaste ja kantavate heaolu toodete poolest, nagu kompressioon kätised, ortoosid, lühti toetavad särgid
ning ortopeedilised taastussaapad ja kindad. Mis teeb selle kaubamärgi teistest eriliseks on see, et nende Copperfit rõivad on immutatud vase ja tsingiga, mis ettevõtte sõnul takistavad rõivastel lõhna tekitavate mikroobide kasvu. Koos nende 4D veniva kangaga, mis peaks pakkuma kasutajale mugavat kompressiooni pikema aja jooksul, kui nad naudivad oma valitud sporti või tegevust. Kuigi kõik ei võtnud neid väiteid tõsiselt, tundsid paljud inimesed, et need tooted olid just see, mida nad vajasid ja alguses müüsid need hästi. Kuid 2022 aastal esitas mees nimega Vincent Pucciarelli Copperfiti vastu ühishagi. Oma kaebuses väitis ta, et ettevõte lubas, et nende riided ja aksessuaarid leevendavad lihasvalu ja liigeste valulikkust. Kuid paljud inimesed, kes olid tooted ostnud ja neid kasutanud, andsid tagasisidet, et see ei vastanud tõele. Copperfiti riietel polnud nende füüsilisele seisundile mingit mõju ning nad tundsid, et maksid kõrget hinda toote eest, mis ei täitnud oma lubadusi. Enamik neist ostudest tehti pärast seda, kui kliendid nägid tooteid otse televisiooni reklaamides, kuid riideid oli saadaval ka mitmetes jaemüügipoodides. Nende hulka kuulusid Dick's Sporting Goods, Rite Aid, Target, Walgreens, Walmart ja CVS. Neid sai osta ka internetist, Amazoni kaudu või Copperfiti enda veebilehelt. Enne kui need probleemid avalikuks tulid, reklaamisid tooteid endised NFL-i staarid Brett Favre ja Jerry Rice ning kuulus näitlejanna Gwyneth Paltrow. Kohtumenetluse käigus selgus, nendesse toodetesse risatud vask ei imendu kunagi kasutaja kehasse ning isegi kui see oleks imendunud, poleks see pakkunud mingit terapeutilist leevendust ega tervisega seotud kasu. Kõnealused kompressioonriided olid samuti rikastatud koensüüm Q10-ga, mille kohta Copperfit väitis, et see imendub kehasse ja aitab kaasa detoksikatsioonile. Kuid ka see väide osutus valeks ning kliendid jäid nördinuks. Aastal 2011–2014 müüs ettevõtte neid tooteid umbes $87 miljoni eest ning kohus otsustas, et osa sellest tuleb tagasi maksta. Copperfitil kästi maksta $1,35 miljonit valeväidet esitamise eest oma toodete kohta, millest $750,000 oli mõeldud ühishagi lahendamiseks nende vastu. Number 7. Alati on muret tekitav, kui toode põhjustab kasutajale vigastusi, mis juhtus pärast Power Pressure Cooker XL-i turule toomist. See teleris nähtud toode oli TriStar Productsi loodud elektriline multikeetja. Kiidupott oli saadaval 6 ja 8 liitrise mahutavusega ning lubas klientidele enneolematut mugavust, kuna sellel oli ühe nupuvajutusega seadistus erinevate lihaliikide jaoks, sealhulgas kana, veiseliha, sealiha ja nii edasi. Sisemine pott oli väidetavalt mittenakkuv, eemandatav ja pestav ning seda võis ohutult nõudepesumasinasse panna. See tähendas, et liha sai enne survepotti panemist pruunistada, mis taras selle, et liha jäi seest mahlane. Kaant sai lukustada ning see oli spetsiaalselt disainitud nii, et vale sulgemise korral vabastaks rõhu. See oli väga oluline omaldus, kuna survepottidega seotud õnnetused võivad olla äärmiselt tõsised. Kaant sai avada alles siis, kui kogu surve sees oli hajunud, mis lisas veel ühe väga vajaliku turvaelemendi. Kõigi nende lubadustega hakkas pott kiiresti müüma, kuid 2017. aastal esitasid 6 klienti TriStar toodete vastu hagi, väites, et Power Pressure Cooker oli defektne ja tegelikult äärmiselt ohtlik. Philadelphias esitatud kaebuses väitsid 6 hagejat, et nende survepott oli ootamatult purunenud ja plahvatanud, ning nad olid saanud keeva vedeliku tõttu ränki vigastusi. Nad lisasid, et olid järginud kaasas olevaid juhiseid täielikult ning plahvatuse põhjustas vähemalt ühe poti turvaelemendi rike. Varsti esitasid veel 16 inimest TriStari vastu hagid, väites, et pott oli valesti disainitud ning ka nemad olid saanud põletushaavu, kui nende potid ootamatult rikki läksid. Enamik neist juhtumitest toimus siis, kui poti gaas lendas ootamatult pealt ära ajal, mil pott oli täielikult surve all. Seetõttu väitsid nad, et TriStari väited, nagu oleks pott ohutu kasutada, olid valed ning et ettevõte oli kasutanud eksitavat turundust. Lisaks oli ettevõte eiranud varasemalt esitatud sarnaseid kaebusi ning talle määrati kohustus maksta mõjutatud klientidele krediiti ning lisaks $1,98 miljonit advokaaditasusid. Number 6. Tänapäeval oleks raske leida poest täiesti uut Upcircle Prod, kuna see toode oli 2012 aastal ühishagi keskmes, mille tulemusena pidi toodet reklaaminud turundusettevõtte maksma klientidele miljonite dollarite ulatuses tagasimakseid. Upcircle Pro on kodune kõhulihaste ja kerelihaste treeningseade, mis Fitness Brands Incorporated ja Fitness Brands International Incorporatedi sõnul treenib kasutaja üla- ja alakõhulihaseid ning kaldlihaseid. Toodet müüdi telepoe turunduse kaudu ning alguses tundus see klientide seas hitt olevat, kui seadmeid hakati kiiresti müüma.
Kuid see lõppes peagi järsult, kui tuli ilmsiks, et ettevõtte väited kaalulanguse ja lihaste tugevdamise kohta olid tugevas liiandatud. Televisiooni reklaamides, mis jooksid aasta jooksul 10 000 korda, väideti, et App Circle Pro kasutajad võivad kaotada koguni 5 kilo vaid 2 nädalaga, kui masinad kasutatakse iga päev vähemalt 3 minutit. Tänu nendele väidetele maksid kliendid ühe seadme eest $200–250 vahel ning nad ootasid tulemusi juba esimese 2 nädala jooksul, kuid pidid pettuma, kui avastasid, et väited olid täielikult valed. Nende reklaamide esitaja Jennifer Nicole Lee väitis, et ta kasutas App Circle Prod, et kaotada 80 naela, kuid usuti, et ka tema numbrid olid tugevalt liialdatud. Talle anti korraldus mitte kunagi enam valesti väita, et see masin aitas tal kaalu kaotada ning pakkuda raha tagasi kõigile klientidele, kes pärast petta saamist seda soovisid. Selle tulemusena kästi Fitness Brandsil maksta $1,2 miljonit kokkuleppe menetluses, samal ajal kui Direct Holdings Americas Incorporated, Direct Entertainment Media Group Incorporated ja Reader's Digest maksid $13,8 miljonit. See polnud aga juhtumi lõpp, sest ettevõte pidi endiselt klientidele raha tagasi maksma ning hinnanguliselt maksid nad kokku üle $25 miljoni. Pärast seda juhtumit tuletati tarbijatele meelde, et nad hindaksid hoolikalt reklaamiväiteid, mis puudutavad treeningseadmeid ning annaksid teada kõigist sarnastest probleemidest teiste eksitavate toodetega. Number 4. Kaalulangetustooted müüvad tavaliselt väga hästi, kuna miljonid inimesed üle maailma tunnevad, et nad on ülekaalulised ja selline toode võib aidata neil saavutada oma ideaalkaalu, kuid see ei ole alati nii. Võib olla väga halb mõte kasutada mõnda neist toodetest ilma põhjaliku uurimistööd tegemata. Ja mis kõige tähtsam, enne ükskõik milliste toidulisandite tarvitamist, mis lubavad sentimeetreid kehast kaotada, tuleks kindlasti konsulteerida arstiga. 2000-ndate keskpaigas keskendus toidulisandi tööstus tugevalt huudi ja kordoonile, kõrbe sukulendile, mida piirkonna põliselanikud kasutasid varem näljatunde peletamiseks. Selle taime oletatavaid kaalulangetavaid omadusi kasutati mitmetes erinevates toodetes ning paljud ettevõtted turustasid seda väitega, et see aitab klientidel vaevata kaalu langetada, kuna see petab aju arvama, justkui oleks inimene äsja söönud. Nad väitsid, et igaüks võib vähendada oma päevas kaloritarbimist 1000–2000 kalori võrra ning lisasid, et nende toodete tõhusus on kliiniliselt ja teaduslikult tõestatud, kuigi see ei vastanud tõele. Lisaks esitasid nad kahjulikke väiteid, et neid tooteid saab kasutada tõhusa ravina rasvumise vastu, ilma et kasutaja peaks pidama mingitki ranget või piiravat dieeti. Selle selgitamiseks väitis turustaja, et taimed sisaldavad spetsiifilist molekuli nimega B57, mis nende sõnul mõjutab otseselt aju osa, mis reguleerib söögiisu, hüpotalamost. Neid väiteid esitati hoolimata sellest, et selle tõhususe kohta ei leitud teaduslikke tõendeid. Ja aastal 2009 otsustas Föderaalne Kaubanduskomisjon hakata nende toidulisandite turustajate suhtes rangemalt tegutsema. Neile esitati süüdistus vale, eksitavate ja tõendamata tervisealaste väidete esitamise eest ning klientidele eksitava reklaami pakkumise eest, mida saatsid muud materjalid, mis nende väiteid valesti kinnitasid. Kohtuasjas nimetati Nutraceutical International LLC ja Stella Labs LLC, samuti 4 isikut: David J. Romero, Deborah B. Vickery, Craig Payton ja Zoltan Flavini, kes esindasid neid ettevõtteid oma vastavates rollides. Romero ja tema ettevõtetel keelati teha mingeid kaalu langetamise väiteid, mis puudutavad hood ja kordoonid, ning talle anti korraldus loovutada oma puhkemaja Vermontis või maksta $22,5 miljoni suurune trahv. Paytonilt olid tema varad juba arestitud ühes teises kohtuosjas ning Vickerile määrati $4 miljoni suurune makse, kui avastati, et ta oli valetanud, väites, et tal ei ole vahendeid tema vastu tehtud kohtuotsuse täitmiseks. Number 4. Keegi ei oskaks arvata, et nii lihtne seada nagu õhupuhaste võiks olla suure ühisagi põhjuseks, kuid just see juhtus Ionic Breeze Quadra Air Purifieri puhul, mida müüs Sharper Image Corp kuni 2007. aastani. Toode tutvustati esmakordselt 2000-ndate alguses ja kuna selles polnud ventilaatoreid ega filtreid, väitis ettevõte, et see on täiesti vaikne ja vajab vähe hooldust. Lisaks väitsid nad, et see kasutas Zen-ion efekti, mis kasutas elektroonilist tõuget õhumolekulide laadimiseks, et tekitada igas ruumis, kuhu see paigutati, õhuringlus. Seadme sees oli elektrostaatiline sadestaja, mis vabastas õhku negatiivseid ioone, mille kohta ettevõtte väitis, et need elektrifitseerivad tolmu, loomakarvu ja õietolmu. Need osakesed pidid siis väidetavalt magnetiliselt tõmbuma positiivselt laetud roostevabast terasest kogumisplaatide külge, jättes ruumi õhu värskeks ja puhastatuks. Seade osutus väga populaarseks, kui seda hakati televisioonis reklaamima, kuid peagi hakkasid kliendid kurtma. Üks mees ütles, et maksis ühe puhast eest $100, kuna tal oli vaja vähendada tolmu ja õietolmu hulka oma kodus.
Kuid pärast seadme mõnepäevast kasutamist märkas ta, et kogumisplaadid olid tühjad ja puhast ei parandanud kuidagi tema koduõhu kvaliteeti. Kuid Sharper Image lükkas need väited tagasi, väites, et toode on teaduslikult tõestatud. Kuid kui veel rohkem kliente hakkas kaebusi esitama, sai selgeks, et Ionic Breeze Quadra Air Purifieriga on probleem. Pakuti välja kokkulepe, mille kohaselt annaks ettevõtte igale mõjutatud kliendile $19 kaubakrediiti, keda oli umbes 3,2 miljonit. Need krediidivautšerid kehtisid aga ainult teiste Sharper Image'i toodete ostmiseks ning neid tuli kasutada 1 aasta jooksul pärast väljastamist. Need kliendid said samuti õiguse osta õupuhastile grill lisaseade $7 eest, mille tavahind oli tol ajal umbes $40. Sharper Image'ile määrati ka $1,8 miljoni suurune advokaaditasude maksmine. Ning kuigi kokkuleppe kogusumma pole teada, arvatakse, et see läks ettevõttele maksma mitu miljonit $. 3. Mõned teleris reklaamitud tooted ei too kaasa ainult kohtuasju, mis maksavad miljoneid $, vaid mõnel juhul ka palju hullemaid tagajärgi, nagu näitab juhtum Kevin Trudeau vastu. Tuntud infomüüja, kes sai tuntuks alternatiivmeditsiini propageerimisega. Ta kiitis ka teatud kaalulangetusstrateegiate tõhusust ja pakkus sageli finantsnõuandeid oma turundusimpeeriumi kaudu. 2007. aastal andis ta välja raamatu nimega The Weight Loss Cure They Don't Want You to Know About. Selles väitis Trudeau, et lugejad saavad osaleda lihtsas kaalulangetusprogrammis, mille jooksul võivad nad süüa mida iganes soovivad ning neil ei ole vaja trenni teha. See nõudis siiski, et nad tarbiksid vaid 500 kalorit päevas ning süstiksid endale teatud hormooni. Ta kiitis seda hormooni kui imelist ainet, mis aitaks neil jäädavalt kaalu kaotada ilma lisapingutuseta. Kuid tegelikkus oli palju keerulisem ja ohtlikum. Inimesed, kes raamatu ostsid, olid üllatunud, kui avastasid, et seal olid juhised, milliseid toite nad peaksid sööma, kui palju neis päevas lubatud oli ja mis kõige üllatavam, kava sisaldas ka treeningkava, mis oli otseses vastuolus tema reklaamsaadetes esitatud väidetega. 2008. aastal sattus Trudeau oma imelist kaalulangetusravi reklaamides järjekordselt seadusega pauksisse. Kui selgus, et ta oli tegelenud vale reklaamiga, mis oleks võinud kergesti viia kellegi raske haigestumise või isegi hullemateni. Talle määrati üle $37 miljoni suurune trahv, kuna ta oli rikkunud 2004. aastal kehtestatud kohtumäärast. Pärast seda, kui ta oli valelikult väitnud, et üks tema teistest toodetest, Coral Calcium Supreme, suudab ravida vähki, südamehaigusi, kõrget vererõhku ja mitmeid teisi haigusi. Kuid see ei olnud viimane kord, kui ta seisis kohtu ees. 2014. aastal mõisteti talle pettuse eest 10-aastane vanglavaristus. Kusjuures kohtunik märkis, et Trudeau on oma olemuselt petlik, kasutades ühel hetkel isegi oma ema sotsiaalkindlustuse numbrit, et pettust toime panna. Selleks ajaks oli ta 50-aastane ning selgus, et ta oli pettusi toime pannud juba oma 20. eluaastate algusest alates, kasutades iga võimalust, et inimestelt nende raskelt teenitud raha välja petta. Trudeau väitis, et USA valitsus kiusab teda taga, kuid tema palved jäid tähelepanuta ning ta vabastati alles pärast umbes 8 aasta pikkust vangistust. Number 2. Igaüks, kes on töötanud teenindussektoris, tunneb mõistet lisamüük. See on täiesti seaduslik viis küsida kliendilt, kas ta soovib oma tellimusele midagi juurde lisada ning tal on vabadus kas nõustuda või keelduda. Mõned ettevõtted kasutavad seda taktikat aga petturlikult, nagu on näha Ontel Products Corporationi vastu algatatud kohtuasjast, mis sai alguse aastal 2020. Ettevõtted süüdistati peibutus- ja vahetustaktika kasutamises, et müüa rohkem oma teletooteid, millega nad kasutasid kliente ebaõiglaselt ära. Peibutus- ja vahetusskeemid toimivad järgmiselt. Ettevõte teeb reklaami konkreetsele tootele väga soodsa hinnaga. Mõnda toodet esitatakse kui kvaliteetset või väga ihaldusväärset, et meevitada ligi võimalikult palju kliente. Kui keegi otsustab toodet osta, väidab ettevõte kohe valelikult, et see on juba läbi müüdud, ei tööta korralikult või pole lihtsalt nende raha väärt. Seejärel survestatakse neid ostma kallimat toodet ning sageli lisanduvad varjatud kulud, mille tulemusel maksab klient palju rohkem, kui ta algselt oleks maksnud. 20. septembril avastati, et seda taktikat kasutasid Onteli tooted ning nende vastu esitati ürishagi. Seda tegid kliendid, kes olid ostnud teatud ettevõtte tooteid, sealhulgas mikromehaanikut, hagelhoodie, Magia tahvel, põrsapopp, Artika juukseultra, jahutuskast, tolmuisa, termopulsi leevendav mähis ja imelised hambavalgendajad. Tekivas kohtuosas väideti, et Onteli toodete müügiesindajad kasutasid mitmeti mõistetavat ja tahtlikult segadust tekitavat keelt, et petta kliente kampaaniates osalema, sundides neid ostma tooteid, mida nad ei vajanud. Nad olid jätnud avalikustamata ostetavate toodete arvu, võtnud klientidelt kindlustuse eest tasu ilma nende loata ning valetanud, et toodetel on 60-päevane raha tagasi garantii.
Samuti jätsid nad avalikustamata, et töötlemis, saatmis ja käitlustasud ei ole tagastatavad, kui kaup tagastatakse, mille tulemusena kulutasid paljud kliendid palju rohkem raha, kui nad olid kavatsenud. Juhtiv hageja selles kohtuasjas, Paul Martin, sai avalikustamata rahalise kokkuleppe, samal ajal kui Ontel pidi maksma hinnanguliselt $100,000 kohtukulude katteks. Sarnases kohtuasjas, mis toimus aastal 2025, pidid süüdi mõistetud isikud maksma koguni $27,6 miljardit, kuna nad viisid läbi sarnaseid skeeme, millega peteti kliente ostma tooteid, mida neil tegelikult vaja ei olnud. Number 1. Mõned petturid ei pea oma ohvritele suuri summasid maksma, vaid nad sunnitakse hoopis andestama miljoneid dollareid võlgu, mida nad väidavad endale õigustatult kuuluvat. Nagu näitab juhtum Miss Cleo Psychic Readers Networki vastu. See teenus muutus USA's väga populaarseks 90ndate lõpus. Seda tutvustas Miss Cleo, end ise Jamaica šamaaniks nimetanud naine, kes väitis, et suudab tarokaartide abil inimeste tulevikku ennustada. 90ndate lõpus ja 2000ndate alguses näidati Miss Cleo teenuse infomertsele pidevalt hilisõhtute televisioonis, kuid neid reklaame näidati ka päevasel ajal. Selles väitis Miss Cleo, et vaatajad võivad helistada tasuta 800 algusega numbrile, et saada 3-minutiline tasuta ennustus, kus neile räägitakse nende tulevikust. Kuid ta jättis mainimata, et kui keegi jäi liinile kauemaks kui 3 minutit, suunati ta teadmata eritariifsele kõneliinile, mis maksis umbes $5 minutis. Hiljem tuli välja, et Miss Cleo oli tegelikult naine nimega Yoray Del Harris, kes polnud üldse Jamaikalt pärit. Tegelikult sündis ta Los Angeleses ja oli pannud endale külge võltsitud Jamaica aktsendi ning kandis turbani, et veenda vaatajaid ja helistajaid oma selgeltnägija võimetes. Tema tunnuslauseks oli "helista mulle kohe" ja see tundus olevat väga tõhus, sest tuhanded inimesed hakkasid tasuta liinile helistama, kuid said kuu lõpus telefoniarvet makstes ebameeldiva üllatuse osaliseks. See tõi kaasa palju kaebusi ning aastal 2002 alustas Föderaalne Kaubanduskomisjon uurimist, mille käigus tuli ilmsiks Miss Cleo tõeline isik ja tema petlikud äritavad paljastati kogu maailmale. Aastal 2002 esitati Psychic Readers Networkile, mis tootis ja haldas Miss Cleo reklaamsaateid ja telefoniliine, süüdistus eksitavas reklaamis, arveldamises ja agressiivsetes pettusele sarnanevates võlgade sissenõudmise meetodites. Uurimise käigus avastati, et võrgustik oli petnud helistajatelt välja kokku umbes $1 miljardit ning võrgustikule anti korraldus kustutada umbes $500 miljonit tarbijavõlgu. Miss Cleo elu kajastati 2022 aasta dokumentaalfilmis Kutsu mind Miss Cleoks ning Psychic Readers Networkile kehtestati alaline keeld eritariifsete kõneteenuste müümiseks.